Jaa, noh, ma pean alustuseks seda ütlema, et kaitsepolitsei meetodid ja taktika on jätkuvalt riigisaladus, et ma siin detaili minna ei saa, aga üldiselt, mis ma saan öelda, on see, et jah, et Euroopa ja Ameerika õiguskeskkond on täiesti erinevad ja meil massandmeid koguda ei tohi, eks. Teine teema on nagu see, mida siin võib öelda, et kõik, mis on nii-öelda turul, ka mustal turul saadav, seda võib käsitleda avalike allikatest info kogumisena. Et ma ei näe siin nagu selles mõttes probleemi, miks mitte siis seda osta. Aga kui me nüüd tuleme maa peale lähemale, ütleme realistlikult, et Eesti on nii väike, et milleks selliseid massandmeid koguda, ma ei näe selleks vajadust, et ja ma ei oska rääkida Välisluureameti eest, aga kapo puhul, et see on ikkagi isikupõhine, et noh, kui selline vajadus tekib, loomulikult neid võimalusi kasutatakse. Aga see raha, mis sinna alla panna, ma ei näe nagu mingit erilist põhjust, et neid andmeid massiliselt kokku osta. Et praktiline vajadus, ma arvan, puudub, eks, aga rohkem ma ei tahaks sellest nagu rääkida.